Tšau! Tšau! Me teeme täna Katsiga siukse huvitava video, mida ma olen tahtnud juba tegelikult väga kaua teha, juba enne seda, kui mul blogi ei olnud. Me maitseme erinevaid Aasia toite, ehk siis snäkke, soolaseid ja magusaid. Ma leidsin Tallinnast Kunderi tänavalt ühe hästi väikse poe, kus müüakse igasugust erinevat Aasia toite ja siis me käisime seal täna ja valisime välja kõige huvitavam. Meil on 9 erinevat asja. Me maitseme neid, näitame teile ka ja siis anname mõlemad 5 punkti skaalal siis nii-öelda punktid ja siis võime vaatame, mis on kõige parem. Jah, Kats võtab esimese asja. Näitame ka siis. See on wasabi senbei. Mis see tähendab? Siin ees on kirjas... Eesti keeles polegi nagu. Siin ees on kirjas, et see on riisiküpsis vist, raiskräkker ja wasabiga ilmselt, nagu välja tuli. Kõik need Aasia asjad on wasabiga. See on eestlastele selline väga uus asi. Kõrv nagu hästi mingi soolane ja mingi peekoni krõps. Jah, selline õlle kõrvale. Nii. Väga hot. Maitseb väga wasabi maitsega, nagu väga siuke autentne wasabi maitse. Aga see oli nagu alguses. Aga nüüd läheme kõrva, see on nagu sushidele panen wasabit peale. Ta on hea meel. Täitsa okei. Alguses on ülitugev siuke punch. Nüüd me peame mõtlema välja hinded ja me paneme need korraga. Ma loen 1, 2, 3 ja siis 1, 2, 3. Minul siis 3 punkti ja Katsit 4. Päris hea. Hea skoor. Üle keskmise. Alguses ei tea, mida oodata, mis teistele panna. Aga see oli päris hea. Ma üritaks nüüd vahele võtta midagi, mis ei ole wasabiga. Ehk siis meil on siin shrimp flavored cracker. Tundub, et cracker on meil mingisugune väga pop teema. Siin on lihtsalt eesti keeles kirjas, et see on terav kreveti maitseline krõps. Seal oli tavalisi ilma teravuseta ka, aga mõtlesin, et nagu kui juba, siis juba. Proovime siis seda shrimpi. Shrimp peaks iseenesest hea olema. Lõhnab nagu mingi kuivatatud krevett. Vaid sõmelik lõhn on. Näeb välja nagu Cheetos. Go! On samasuguse selle tekstuuriga nagu Cheetos. Alguses maitseb veits nagu tomati Cheetos, aga siuke imelik järel maitse ja siuke nagu mingi veits. Minu jaoks nagu veits mingi kopitanud kreveti maitse. Ma ei tea, kuidas kopitanud kreveti maitse pole. Aga no ma ei tea, võib-olla häda pärast nagu käiks. Ma rohkem ei ostaks nagu. Ei ole väga hea. Aga proovin veel. Tõota nii tüü, vaata. Hinnete aeg. 1, 2, 3. 2. Ehk siis alla keskmise seekord. Kõige õudsemad ei olegi olnud. Nii, võtame siis... Nagu tunde, et siuke... See on see, mida sa nagu ootadki Aasia toidult, et on siuke pikantne või teistsugune täiega. Midagi rohelist pakkist jälle. Muskat, kammikändi, kasugai, heleda, viinamarja, kummikommid. Kommid. Nii, väga palju igasuguseid imelikke aineid on siin sees, aga proovime. Siin on näiteks pakikesed. Väga lummi. Väga tugeva lõhnaga. Hästi siuke keemiline lõhn. Vanasti ma mäletan olid, siis kui ma väike olin, siis müüdi siuksed eraldi pakis olid mingid nagu jelly taretise mingid siuksed shotid, mitte ilma alkoholita. Ja neid ma ostsin kogu aeg, need aisesid ka hästi tugevat nagu samamoodi. Siuke nagu kummikomm, sellise pehme tekstuuriga, proovime. Marme ju. Või selles mõttes nagu see lõhn, mis sealt alguses tuli, oli nagu... Maitseb nagu vein veits. Viinamarjast tehtud. See oli täitsa okei. Ma arvasin, et see on nagu äriti siukse mingi WC värskendaja maitsega või siuke lõhnaga, aga... Nägi välja küll veits nagu see WC mumm, vaata, mis paned sinna poti sisse. Okei. Hindad ka, jah. Okei, magus komm. Okei. 1, 2, 3. See oli siuke okei kummikomm nagu. Jah. Hästi, nagu lõpus on tegelikult hästi magus maitse, ma väga rohkem ei tahaks seda. Aga kui me juba magusate asjade juurde jõudsime, siis
meil on siin selline huvitav asi. Näeb välja jälle nagu mingi wasabi. Ma ei tea, mis asi. Roheline jälle. Vaadake, siin on need küpsised on nagu wasabi küpsised. Ja see on Bourbon Petit matcha, kuidas öeldakse, küpsised šokolaaditükkidega. Ehk siis see matcha või mis see on see tee mingi sort on ja. Ma ise üldse teed ei joo, seega ma ei oska öelda. Aga olen kuulnud igasugused arvamusi selle kohta. Mõnedele väga meeldib, mõnedele ei meeldi üldse. Oi, hävingi. Lõhnab nagu šokolaadiküpsis. Aga nummi näeb välja. Go. Mure. midagi maitset. Mingit maitset. Ma tundsin küll nagu tee maitset nagu oleks mingi hea magus šokolaadiküpsis. Ja siis seal sees oleks nagu mingi täiesti suvalist teepuru. Mingi Earl Grey või mis iganes. Aga ma ei tea, see on okei. Vaatan ühe vend. Liiga küpsisene. On jah veits nagu need, mis need Kalevil ikkagi tavaliselt need kandilised küpsised on, millega küpsise sorti tehakse. Need on ka siuksed hästi kuivad. Et kui neid oled näiteks 5 tükki korraga, siis on siuke... Meil on mõlemal siuksed minipakid. Ma olen kuulnud, et Jaapanis, tähendab, ma olen jutsu vist teinud, et Jaapanis on hästi palju erinevaid KitKati maitseid. Ehk siis KitKat selle šokolaadi maitseid. Meil on ka paar erinevat. Ma ei tea, minu meelest ma olen ainult tavalist nagu näinud Eestis. Leidsime sealt poest, seal oli üks mingi hiigelpakk, mis oli hästi kallis, aga õnneks leti juures müüdi neid eraldi ka. Ja siis ma võtsin 2 pakki ja ma arvan, et siin sees on 2 tükki vist. Proovime, vaatame. Tõmbasin kuidagi lahti, siis tuleb mingi roheline möga juba välja. See näeb välja nagu wasabi jälle. Issand, mis asja? See ongi nagu mingisugune roheline plönn on siin sees. Vaadake. Meil on Marianne maitsega on ka KitKat. Mul on Marianne kommidesse maitses, siis ma ei tea. Ta on lihtsalt natukene sulandist, siis ta on nagu plönnistunud siin sees. Täiesti roheline. Neil on lihtsalt roheline, mingi värv. See on lihtsalt soojaga vendist. Lõhnab nagu mitte šokolaad. Võib-olla hästi natuke nagu mingi valge šokolaad. Nagu halvaa. Sees on mingi crunch. No ei ole väga hea. Ma isegi ei vaadanud, mis maitsega see on. Siin ei olegi kirjutatud. Siin on kõik hieroglüüfided. Aga see on, kusjuures lõpus läheb väga magusaks. Aga esimene maitse on küll, see maitseb täpselt nagu mitte midagi, nagu mingi pappi sööks, ma ei tea. Hästi imelik. Ma võtan veel eits. Jätan üle Nilsile pärast. Algus on hästi imelik. Jälle mingi tee süke... Äkki ongi mingi roheline. Mitte midagi ütlev maitse. Aga lõpus on hea. Nii, punkti. Ja 1, 2, 3. Ma teen 1,5. 1,5 punkti. Süke suust. Nüüd mul tuleb siit üks väga huvitav asi. See on wasabi herned ja see oli nagu snäki all paigutatud, ehk siis need ongi vist niisama näksimiseks. Jah, vaatame, mis siin kirjas on. Lihtsalt soolased wasabi herned. Kas neid müüakse ka seal juustukuningates või mingid samasugused mingid snäkid? Võib-olla, jah. Lõhnab sellest. Seda kohe ei tunde siiamaani. Lõhnab nagu kuskil mingid chopsticksis või siuke Hiina nagu rasvaväis veits. Rasvase nuldi häis. Nii naljakas. Aga näevad välja hästi imelikud. Mõtta näidata. Siuksed nagu hästi heleda ja... Hele ja tumerohelise mingi segu. Ta on vist kaetud mingi asjaga või? Ma arvasin nii, et siin sees on hernes ja siis siin peal on see wasabi. Oh no! Ja ma ütlen, et see wasabi on alguses nii tugev. Asja kaob hästi kiiresti ära. Kaob kohe ära. Kui sa paned keele vastu, siis sa kohe tunned seda. See on väga tugeva maitsega. Aga lõpus kaob tõesti ära, jumala hea. Aga need on jumala hea. Soovitame proovida. Minu meelest neid on kuskil veel.
äge. Oota, mis siin sees on? Kas siin on nagu, kas siin on tervislikud Ma ei igasuguseid e-aineid ja kõike on täis, aga noh. 100 grammi kohta on... Ei, see on vist paki oma. Ma arvan, 100 grammi oma 392 kalorit. Ja see pakk on 100 grammi. See on väga normaalne. Ära süüa õhtul. Skoor! 1, 2, 3. Mõtlesin, kas 4 pluss või 5, aga kuna see on nagu praegustest asjadest kõige parem, et siis ja meil väga palju ees enam pole. Snackidest ongi viimane asi. Kusjuures ma räägin ennem ära, et ma olen taolist toodet nüüd näinud Eesti blogides, et tulnud kirjutatakse, väga maitseb. Nii väikselt siia kirjutatud, et Taukanai tempura krõbeda merekapsa suupisted. Ehk siis ma arvan, et see on midagi sarnast, mis on, kui on see sushi norileht. Igatahes need, mis blogides räägitakse, on küll, et õudselt maitseb neile see norilehe snäkk, aga me vist ostsime mingisuguse tempura variandi, ehk siis tempura on see mingi spets Aasia tainas, millesse pannakse asju. Ehk siis väga põnev. See on nagu jah teistsugune, mida me siiamaani maitsenud oleme. Mul ikka ei lähe. Mul on liiga vähe jõudu. Nii. Nagu krõpsulõhena. Näevad välja väga imelikud. Näeb välja nagu see mingi seakrõps. Selline, jah. Ta maitseb täpselt nagu see ossi, ongi see mingi sea... Jaa, on jah. Mis krõps see on? See on mingi läbipaistv krõps. Mingi searasva või peki või mis iganes see on. Maitseb täpselt nagu see. Esimene nagu siuke maitse on hästi hea, siuke soolane, vürtsine. Aga lõpus läheb imelikuks, lõpus tuleb hästi esile see merevetika maitse. Nagu hästi tugevalt. Aga noh. Natuke nagu meremaitset tuleb. Pole üldse, selles suht pole väga paha. Suht okei, aga ma arvan, et ta teeb just väga heaks see, et ta on selle tempura taignaga tehtud, et kui ta oleks ainult see... Spicy flavori ka, et järele maitse on päris tugev. Kui ta oleks ainult see merevetikas, ma arvan, et mulle võib-olla nii ei maitseks. Aga merevetika maitsega ikka. Nii, aga sellega siis meie snäki osa lõppes. Hindab ka. Jaa. See on 1, 2, 3 ja 3 punkti. Ehk siis kõige parem toiduaine oli herne. Mõnus snäkk. Pähkel. Aga siis natuke vürtsi selle wasabiga. Tundub hea tervislik. Alternatiiv. Tegelikult ei olnudki, mis kõige hullem oli? Mul eriti see shrimpi oma ei maitsenud, et ta oli kuidagi siukse läppunud maitsega. Shrimpi maitsega. See KitKati šokolaad oli ka päris halb. Kahekesi. Jah. Aga meil on veel 2 jooki varuks. Ühe me maitseme kohe ära. Ja see üks asi on mingi huvitav jook. Sangaria melon cream. Ehk siis mingi meloni, siin on melon cream soda, ehk siis see on mingisugune meloni limonaad. Siin on maisisiirup, kondenspiim, meloni mahl. Et väga sellised ta on hästi siuke nagu valgias. Aga mulli vist sees ei ole, ehk siis midagi väga lääget tuleb siukest. Ülimagus lõhn. Nagu mingisugune lastelõhn. Jaa, või mingi selline huuleläike lõhn, siuke hästi magus. Ta lõhnab täpselt nagu lõhnavad need arbuusi huuleläiked. Nii, maitsen esimesena. Sa võtsid eriti suure lanksu ka. Mingisugune vurts on ikka sees, aga väga normaalse maitsega. Väga hea. Üldse midagi nagu ei häiri. Et võib-olla terve pudeli jood ära, siis hakkab veits halba. Aga muidu täiesti okei. Ma ootasin midagi hullemat nagu. See on okei, tõesti. Parem võib-olla isegi kui mõni Eesti limonaad. Jaa, ta on jah nagu magususelt isegi jääb, ma arvan, alla mingi Tartu limonaad ja ma ei tea, mis need on. Et suht okei jook. Meloni või arbuusi maitsega. 1, 2, 3. 3 ja pluss. Või miinus. Pluss. 3 pluss. 3. Keskmine, väga okei. Meil on tegelikult üks jook veel, mille jaoks me kutsume lavale kõigepealt eksperdi, üllatuskülalise, kaua oodatud. Ja ma kujutan, mis see toode on. See tundus hästi lahe pudel ja see on vist õlu peaks olema. Kassipildiga, ehk siis kassiõlu.
väga nummi näeb välja. Nii, mis? Nii. Sujobi on selle nimi. Sujobi no neko. Belgia, valge, õlle, kõik muu on hieroglüüfid. Sujobi. Jah. Kuidas lõhnab? Lõhnab nagu tavaline õlle. Äkki on vürtsi? Nagu tavaline elu. Et ma siis proovin. Kahjuks täiesti tavaline. Aga maitseb Meile läheb etu. Et Maitseb aga? ma võin selle kaasa võtta, kui see siis ei ole. Täiesti tavalise õlle maitseb. Ühesõnaga täiesti tavalise elu maitseb mitte midagi. Jaa, ma ootasin midagi Ma arvan, et see on nagu vaata, et see on Belgia white. See on Belgian style. Ja, et see on nagu Belgia stiilis. See on vist üritanud jah mingit Belgia õlut teha järgi, et... Peace out. Ciao. Ei, ma ei tea, mina ütleks küll, et kõige tavalisem oleks. Oled suur õlleekspert. Ei ole, ma olen mingi 2-3 mõned elu jooksul ära jõudnud. Et jälle skaalal ma arvan, et see on 5-5, sest see oli täiesti normaalne elu. Saime kõik oma 9 asja maistud. Väga lahe oli seda videot teha ja järgmisena varsti tuleb üks toidu maitsmisvideo veel. Ma ootan praegu seda pakikest, mis mulle saadetakse. Näeme siis jälle! Jaa, tšau!